Midagi võimalusi nii palju, et oleks nad isegi seal mingisugune ta tegi nagu mingi väga hea, tunnen hea. Väike närv on sees juba ikka, aga tunnen hea. Tahaks juba hakata sooja tegema ja juba hakata valmistama ringi minekuks. Palju on aega veel, kuskil alles 11 lähen ringi arvatavasti, nii et seekord läks siis nii, pidin tunnistama kaotust, kuigi areenile jõudes oli kõik super, tunne oli hea. Enesetunne oli super, terve päev ootasin, millal saaks madistada juba. Et tõesti tundsin ennast väga hästi, ettevalmistus oli väga hea, Hollandis läks väga hästi. Eestis tegin hea lõpulaagrile, soojendus oli väga terav. Pole nii teravalt tundnudki ennast soojendusel, ma arvan, kui ma seekord tundsin, et nii kui lõin oli nagu plahvatus, kiirus, kõik oli olemas. Ringi minek oli hea, emotsioon oli super, tõmbas kohe adrenaliini üles, korralik nagu sisenemine oli väga äge, rahvas elas kaasa, korralik möll oli. Väiksed sellised ringi tunnetus. Tuttud alati enne ringiga? Jaa, alati. Ikka kui saab, siis alati käin läbi nagu. Et on hea siuke, annab siukse juba tunde kätte ära, et juba korra on ringist siuke äge. Ja ma ütlen siuke, see on esimene korda siuke üritus üldse on. Ring on täitsa teine, kõik on päris äge ikka. Väga võimalik. Kuidas selle kaalud? Lihtne, suht lihtne. Võtsin mingi 2 kilo alla, aga tulin suht pikalt alla, nii et ei olnud väga probleemi. Ja hommikul sain süüa, päeval sain kergelt süüa, nii et kõik normaalne. Seems like Kuku is much more higher and he's starting very strong with the low kicks. Tahaks hakata sooja tegema juba. See on tavapärane rutiin, et vennas sööb käpatera või? Ei, see on esimest korda. Varem ma olen ise sidunud. Nii et eks see on näha, mis välja tuleb, kas saab rutiiniks või mitte. Usaldasid vastatud ikka rolli venna kätte? No ikka, me oleme harjutanud kõik natukene. Juna sõitis nokiga. On ju. Kuidas tuju? Tuju on ootusärev, ütleme, väikene pinge on sees aga no ma arvan, et me oleme õigesti teinud kõik asjad, et kui Michael nüüd enda potentsiaali ära kasutab, et siis see vastane ei tohiks tegelikult olla see, mis meie eesmärk on. Aga no, see on fight sport, et me ei tea, mis juhtub, aga no, midagi halba meil ei ole küll öelda. Kõik on hästi. Nii vaimne kui füüsiline vorm on selle jaoks olemas? Super on vorm. Kindel võit. Aige! 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 Ladies and gentlemen, Chico Kvasi! In the red corner, fighter representing Estonia, Viimsi Tigers Gym, 2016 Back Estonia K1 champion. Aga kui matš algas, siis lihtsalt plaan oli alguses, et ma olen rahulikumalt, ei torma peale, ma vaatan, mis tema teeb, aga vastan teravalt ja kiirelt ja korralikult, et ma ei jää passima, ma ei jää sinna tõkitama, vaid ma olen kiire terav. Aga mida ei olnud, oli kiiruse teravus vastustes, et oma trumpe kasutanud, mul trumbid oleks olnud, et ma oleks pidanud low kick'e lööma rohkem, oma põlvi kasutama, aga neid ei tulnud nii palju. Ja kui tulid, olin distantsis väljas, nii et see oli juba esimese raundi viga. Teises raundis ma pidin hakkama juba vähe rohkem survestama peale, kuna ei olnud väga enam varianti. Hakkasin natuke rohkem töötama, lõin vähe rohkem kombosi,
aga ta vastas igale kombole, mis mina tegin, vastas tema kohe ja mina oma vastust ei andnud sinna juurde, ehk siis jäin jälle punktidega alla, jäin jälle võlgu. Ma arvan, et kõige parem oli 3. raund, siis ma hakkasin seal survestama, juba ma tabasin teda, mõne põllaga tabasin kehast ja ma tundsin, et hakkas natuke juba tempost alla andma. Clinchis olin päris hea, mis ma olen nagu näinud kõvasti vaeva clinchis, võrreldes eelmise matšiga oli clinch parem. Ja ma tundsin, et ma tegin rohkem tööd clinchis, ma võtsin kõik clinchi kohad ära, mis suht oli võtta. Ma ei läinud tema rumalustega kaasa, mis ta tavaliselt teeb, et ta lõi alati clinchis 2 käega korraga, lõi vastu pead vastasele. Seda ma ei lasknud tal teha. Ma läinud tema lollustega kaasa, ma tegin oma asja, aga lihtsalt oleks pidanud olema aktiivsem ja lihtsalt ära võtma. Võib-olla puudus natuke tapja instinkt, oleks lihtsalt pidanud minema ja võtma, mis on minu. Et mõtlen, et on kõvasti. Peale matši oli muidugi, emotsioon oli ikka pettumus oli suur, kuna panin nii palju alla sinna, et ma käisin Hollandis, Eestis pikalt valmistusin, tundsin, et tegin kõik, mis vaja, olin kiire, olin terav ja kui see nagu ei peegeldu sinu ehituses, siis ongi pettumus suur, aga mis teha? Eks ma õpin nende kaotustega, eks ma õpin, kuidas sellest välja tulla. Pole just väga palju kaotanud oma karjääri jooksul. Et ei plaaninud sellist aasta algust, aga vahepeal ongi nii, et ei lähe asjad nii, nagu sa tahad, mis teha. Elu on selline, tuleb õppida, tuleb välja tulla sellest, edasi minna, et eks see kaotuste ülesaamine ongi kõige raskem. Et tuleb lihtsalt edasi pingutada, edasi paugutada. Vahepeal kehtib see lihtsalt kõvemini ja tugevamini edasi. Võib-olla peab hakkama võtma asju nii, nagu alguses võtsin, et lihtsalt lähengi nokki lööma vastased, et ei lähe. Mingil määral olen natuke ära vajunud oma esitustega. Olen jäänud hoidma oma distantsi, olen läinud natuke nagu ettevaatlikummaks, et ei taha nii peale tormata. Aga võib-olla see tulebki sellest, et ma pole oma õppetunde saanud. Ja ma arvan, et nüüd ma pean tegema nii, nagu tegingi vanasti, et lihtsalt lähengi ära lööma ja on kõik all in. Kui tõmban keti maha ja on kõik lihtsalt, et tagasi pole midagi hoida ja tuleb edasi paugutada. Tulevikuplaanid on põhimõtteliselt sellised, et 3 nädala pärast astun uuesti ringi, kus ma teen korduskohtumise mehega, kes andis mulle mu esimese profikaotuse ja kes lõi mind esimeses raundis nokki eelmine aasta märtsis. Nii et ma lähen revanši võtma 9. märts Rakveres, kus ma plaanin teha kindlasti kõik, mis ma suudan, et tuua see võit koju ja kavatsen panna ennast tõesti maksma. Peale seda toimub Eestis esmakordselt siuke huvitav asi nagu Eesti versus Hiina. Ehk Eesti koondist juuakse vastu põhimõtteliselt Hiina parimad võitlejad. Seal ma osalen, juba vastane teada ka. Hiinas võistelnud tippsarjades Kunlun näiteks. Ja mais on mul 2 valikuvarianti. Kas võistelda Eestis või minna Serbiasse Mektan Fightile. Et peame tegema valiku lähiajal ära. Ja räägitakse, et septembris on uus D-liigi turniir, mis on siis 77 kilo. Ja räägitakse, et jackpot on kas sama suur või suurem. Nii et jackpot on kas 10 tonni või veel suurem. Nii et sinna tuleb kindlasti kohale minna ja teha D-liigil ka oma võit ära võtta ja näidata kõigile, et kaotus tuleb. Aga ma suudan üle olla nendest ja suudan tugevamana tagasi tulla. Peale matši on alati mõned vigastused, mõnikord rohkem oleneb lahingust, oleneb, mis sa ise tegid. Et seekord nagu kõige hullem pole isegi peale matši olla. Mul on põhiprobleem kogu aeg nukkidega, et ma löön kogu aeg nukid läbi kinnaste. Et tihti peale antakse profimatšides ka nagu pehmemad kindad, et nähagi knock-out'e, näha rohkem et nad tahavadki näha rohkem nagu nii-öelda damage'it, et nad tahavad
tahavadki näha nokke, rahvas tahab näha samamoodi nokke, et mõtle, kui üritusel on 12 matši ja kõik lähevad otsuseni, et inimesed tahavad näha paratamatult, et keegi kukuks ringi põrandale. Ja sellepärast antakse natuke pehmemad kindad ja tänu sellele ma löön tihtipeale oma käed ära, et mul on sama parema käega olnud juba aasta aega, üle aasta, pea 2 aastat on juba probleem, et peale igat matši on mul nukid paistes ära löödud ja nüüd on sama asi praegu, et see taastumine võtab natuke aega. Nagu tavaline ikka fighteritel on, et jalad on valusad, kondid on valusad, lööd low kick ja blokki, lööd küünarnukkidesse, aga eriti midagi hullu pole. Võib-olla peegeldab see natuke ka esituses, võib-olla lähen ise tugevamaks, et seal on 2 varianti. Kas ma ei pannud matšis all in ja ei võtnudki kõik ära, mis võtta oli, sellepärast on keha natuke tervem või ma muutun tugevamaks. Ma loodan, et on teine variant. Ma arvan, et seekord oli ikkagi see variant, et sa läinud all in'i fightis. Tõsi. Seekord oli jah, pigem ikka ei läinud all in'i, et just eelmise aasta pealt, kui ma sain kaotuse, siis ma tulin turniiril tugevamana tagasi, tegin 2 matši ühe õhtu jooksul, võitsin turniiri. Siis ma olin väga läbi, aga seal ma läksin all in ka. Et sama asja tuleb Rakveres teha, tulebki minna nokki lööma lihtsalt. Seekord pean tänama kõiki oma fänne, kes olid kohal, et mul oli eraldi fännisektor tehtud, mis oli ikka imeline, et ma pole kunagi siukse lärmiga sisse tulnud, nagu seekord oli. Et nii kui mu laul käima läks, siis inimesed kohe elasid kaasa, kes laulis kaasa, kes karjus, kes plaksutas, kes puus pasunaid, et see oli tõesti võimas. Loodan, et see jätkub samamoodi ja kindlasti need fännid, kes mul on, nad teavad, et ma olen võitleja ja ma tulen tagasi sellest, et see ei ole maailma lõpp, kõik saavad kaotusi, see juhtub ja ma loodan, et see samasugune kaasaelamine on ka järgmisel üritusel, sest see annab tõsiselt jõudu juurde, kui on juba matši keskpunkt käes ja sa tunned veits väsimust ja rahva hakkab karjuma su nime, et see annab kõvasti tuhhi juurde ja loodan, et see jätkub ja loodan, et fänne tuleb veel juurde, kellele meeldib minu stiil, minu suhtumine, et kellele meeldib, et ma olen hingega asja juures, ma loodan, et tulevad juurde ja veel rohkem elavad mulle kaasa. See on minu teine vlogi episood siis ja neid tuleb kindlasti veel. See ei ole viimane, nagu üks kutt mulle trennis ütles, et mis tu YouTuberi karjääris sai, kas see nii lühikeseks jäigi, siis ei, see ei jää nii lühikeseks, aga head asjad võtavad aega ja ma arvan, et ei taha näha iga nädal, kuidas ma lihtsalt paugutan trenni, kuna see on suuresti mu igapäevane tegevus, et ma olen saalis, annan trenne, muidugi ma teen ka muid asju, aga see pole nii põnev, et ma tahan teile ikka näidata ägedaid, põnevaid sündmusi enda elust ja teiseks, nagu ma ütlesin, head asjad võtavad aega, siis et see vlog kokku panna, et see filmida ja teiseks see, et ma siin kaameras räägin, et see ei ole nii, et ma tulen siia, räägin kaameras ära ja lähen minema. Tihtipeale me teeme mitu katset, kuna ma pustardan asjad ära, ma olen segamini ja siis Elvis peab kõik need asjad välja sorteerima sealt, et see on omakorda töö ja kokku panna see, et head asjad võtavad aega ja sellepärast ma proovin teile tuua puhas kulda. Subscribe järgmise korrani. Et jälgige mind Instagramis Maicel Asturi ja vajutage YouTube'is subscribe nuppu, kui te pole seda veel teinud. Järgmise korrani. Kus? Mida sa filmid seal? Sokrates. Jah. Mina löön siis selle silmi pilgut. Mis see nimi on? Maicel teeb niimoodi. Läheb minema. Läheb ise töötaja juurde. Ja siis soositab kõrvad, et tehe töötajad, tood tagasi, vaatab otsa mulle. Puust oli üli muti oli. Ma ei julgenud juba, võin pool ära viskida minema. Äkki tegi midagi, ma ei tea. Nii haige.